Hei, pst, kuule, sina seal, sa Darkwebi tahad minna või? Darkwebis saab igasuguseid lahedaid asju teha, sa äkki tahaksid endale püssi osta või Bitcoin'e tahad endale näiteks. Ei, orjad, ostame orja endale, orjad teevad kodutöö su eest ära, jumala hea ju, davai, lähme ostame orja. Rahvaste Tomsikene siin. Ma ei tea miks, aga mul on viimasel ajal hakanud jälle huvi tekkima Darkwebi vastu. Vahet pole, kui suure kivi all sa ka elaks, ilmselt kõik teist on kuulnud Darkwebist. Aga see ettekujutus, mis inimestele on jäänud, et see on väga kuri koht, kuhu sisenedes automaatselt mingi mustades mantites mehed koputavad su ukse peale. Holy fuck, see oli pikk lause. No ma ei saa garanteerida, et seda ei juhtu, aga no päris nii see jah ei ole. No seal ringi nagu surfates sa ei saa eriti koperdada sellist asjade otsa. Selleks, et neid eriti halbu asju sealt üles leida, sa pead teadma väga hästi, kust otsida ja mida otsida. Ja õnneks ma tean päris hästi. Nii et täna me lähme vaatame, mida me sealt Darkwebist küll leida võime. Ma kasutan sellist asja nagu Tor browser. See on ilmselt kõige populaarsem viis, kuidas pääseda Deep Webi. Või no, Darkwebi, okei, need ei ole samad asjad, need on päris erinevad tegelikult, aga no vahet pole. Browserike desktopi peal, mis on kõige kurjem website ilma peal. Näe, siin on Silk Road meil. See on ilmselt kõige suurem veebipood narkootikumite jaoks eales. Mulle meeldib, et siia sisse saada, sa pead tundma ära mõned Pokemonid. See koht on nagu loodud mulle. Okei, no tere tulemast, no. Siin on vist nagu kõike. Kokaiini, heroiini, speedi, Spotify Premium. Pole paha. Nagu iga aine, mida sa ette suudad kujutada, neil ilmselt on see. Ja ilmselt ka neid, mida sa ei suuda ette kujutada. Siin on eraldi veebipood kanabissi jaoks. Su naine ei kanepi mehele võlgunud turistab ta mu mune. Aga sutsu äite! Nagu valik tundub neil olevat väga suur ja lai, aga seda kõige kangemat ja paremat kraami ma ikka ei leia. Nimelt marsimehe vitamiinid. Kui lähed hommikul oma vitamiine võtma ja võtad kogemata 2 marsimehe vitamiini ühe asemel ja saad üledoosi. Ma tahaks mingit porri leida. Mitte sellepärast. Mingid sellist porno, mis on nagu räme illegaalne. Nagu mille tegemise, omamise ja võib-olla isegi ka vaatamise eest said vangi minna. Mitte, et ma nüüd nagu näha tahaks seda, aga lihtsalt selle põhimõtte poolest, et kui ma selle üles suudan leida, siis suudab põhimõtteliselt igaüks. Okei, siin on mingit porri. Okei, siin on ikka väga palju porri. Issand jumal, kui palju porri siin on. Kas see on? See on laps, see on väike tüdruk. Okei, lähme ära siit. What the fuck? No tehniliselt ma leidsin, mis ma otsisin. Aga ma väga kahetsen, et ma seda üldse otsima hakkasin. Kui on üks nõuanne, mis ma saan anda, on see, et ära kunagi lae alla mingeid videoid, mis sa siit leiad. Nii et siin on mõned videod, mis ma laadsin alla Darkwebist. Hoia oma piipeprillid, sest kõik läheb kohe perse. Ma vist sittusin täis ennast just. Ma ei taha, ma kohe üldse ei taha. Miks üldse klounid eksisteerivad? Ma olen päris kindel, et 99% inimestest vihkavad kloune. Ja see ülejäänud 1% ongi ilmselt klounid. Siin on veel mingeid videoid. No, fuck this. No nagu ikka, mulle meeldib jätta need kõige paremad asjad kõige viimaseks. Või no, sel juhul siis kõige halvemad asjad kõige viimaseks. See on siis lehekülg, kus sa saad vaadata kaameraid. Ehk see keskid on sisse häkkinud nendesse vähem turvatud kaameratesse. Ja need kokku kogun selleks, et sa saaksid kedagi stalkida. See on... kui mitmel levelil see fucked up on. Need on mingid külad, tänavad, kellegi elutuba... Kujutate, et sa vaatad neid kaameraid siin ja üks hetk sa lihtsalt avastad oma magamistoasid. Nagu nüüd need inimesed, kes teibivad oma läpakate kaameraid, ei tundugi nii hullumeelsed. Mida inimesed tihti teevad, kui nad nagu Darkwebis ringi surfavad, siis nad kaitsevad enda privaatsust erinevate programmidega, ehk siis mingi VPN-id ja sellised asjad, et lihtsalt ennast turvalisena hoida. Mul on selline väike probleem, et mul pole sittagi. Ma olen põhimõtteliselt ihupaljas siin praegu ringi käies. See on lihtsalt mingi fun fact. What the fuck was that?
palun öelge, et te kuulsite seda praegu. Või tegelikult palun ütle, et ei kuulnud seda, sest siis, et ma kujutasin ette seda. Mul tuli just praegu meelde, et ma olen üksinda kodus. Mis asi see oli siis? Okei, see ei ole naljakas enam. Lihtsalt, what the fuck. Ema. See kohe kindlasti polnud mu ema. Siin polegi mitte midagi, ma ei tea, millest ma ütlesin.